tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Täna me oleme siis uues lokatsioonis, milleks on minu hoov. Leidsime siit ühe toredat sirelipõõsa, nagu te näete. Ja mõtlesime, et kus mujal salvestada, kui me oleme ju vaata sinu kodus salvestanud, siis me oleme minu kodus salvestanud, nüüd me peame sinu hoovis salvestama. Ma mõtlesin, ülitore oleks, kui meil vaata, sa vist käid ka Võrus on ju aeg-ajalt. Ülilahe oleks, kui me suvel satuks nagu Võrus salvestama kuidagi ka. See oleks tegelikult päris äge nagu kuskil. Jah, issa ma isegi ei tea, kus me peaks seal kokku saama. Ma ei tea, aga seal on ka nii palju seal on nii palju ilusad kohti, täpselt. Lähme sinna Munamäe tippu, vaata, sinna torni. Jah, miks mitte. Seal on päris hirmus ka tegelikult, ma arvan. On küll. Selle sireliga ma tahtsin veel mainida. Ma ei tea, kas see on mingi ainult minu feedi esi või on sul ka tulnud, aga millegipärast see aasta mu terve Instagram, eriti nagu story'd on täis lihtsalt inimesi, kes mingi sireli kohta postitavad asju. Et mingi korjasin sireleid, otsin viieõiega sireleid, mingi tegin sirelivett, mingi nii palju nagu. Ma just mõtlesin ka, et ma olen täiega palju näinud neid, kes viivad koju vaasi sireleid. Aga siis ma olen alati mõelnud, et minu jaoks see lõhn on nagu liiga tugev, et viia teda koju vaasi. Et mulle hullult õues meeldib, kui ma jalutan, see on siuke kevad ja märk ja selline, et mulle räigelt meeldib ja siuke, et suvi tuleb kohe. Aga ma ei kujuta, et ta mul vaasis on. Ma ka jah, ma ei tea, õues on ta küll päris intensiivne juba. Jah, ma mõtlen, kuidas sul saad toas suure kobarana on, vaata, siis ma ei kujuta ette nagu. Aga ma ei tea, eks nagu, vaata mõnda inimest ei häiri need lõhnad üldse niimoodi. Jah, siis tõenäoliselt annab hea lõhna kodule just on. Aga jah, selles mõttes täna on meil selline mõnus episood jällegi, et me räägime põnevatel teemadel. Ja võib-olla Lili siis tutvustab meile lähemalt, millest me täna räägime. Ja me räägime erinevatest, võib öelda nii-öelda kampaaniatest, mis on viimasel ajal kas siis kuidagi ühismeedias tekitanud mingit vastuolu või arutelu. Ja samas võib-olla veits nagu laiendame seda ka, et on mingid sotsiaalmeediakampaaniad, meediakampaaniad, siis mingeid toome sisse, mis võib-olla endale on jäänud silma või kuidagi häirima hakanud. Et ühesõnaga, et mulle kuidagi hakkas üks hetk tunduma, et neid on praegu kogunenud nagu omajagu. Ja võime ju alustada kohe, ma arvan, kõige kuumemast tõenäoliselt hetkel, mis on siis Keili sügiaineni kampaania uute jookide ümber, on ju. Et ma ei tea, võib-olla siis alustuseks sellest, et kas me oleme neid juba proovinud ise, kui me siin korra arutasime. Tead, enne ma arvan, kui me ütleme, et kas me oleme proovinud, ma läheksin sellesse nagu kampaania täiesti algusesse. Okei, me võime, jah, tõsi. Et võtame ta nagu niimoodi step by step läbi, et kuidas meile see kõik nagu tundus ja siis lõpus reviilime, kas me oleme proovinud või mitte, vaata, siis hoiame nagu põnevust, vaata. Kõigepealt siis ta tuli välja mingite Instagrami story'dega, et ta on midagi suurt sõlminud ja et ei kujuta ette nagu siuke hull haip, vaata, et nagu nüüd tuleb midagi nagu haiget, vaata, see kuidagi niimoodi tiisis, et ma olin nagu mingi, ma ei kujuta, mida ta teeb nüüd, vaata. Siis sellele järgnes see kohvrite värk, et ülipaljud influkad ja erinevad inimesed said selle oma initsiaalidega kohvri, mida nad ei saanud siis lahti teha, enne kui neil olnud koodi selle jaoks. Ja siis 1. juuni vist, ei oota, mis kuupäev see oli? Kuupäev, ma isegi mõtlen, millal reviil oli nii-öelda. Jah, ma mäletan, vaata, et mingi hetk oli see, et siis said kõik kohvri lahti teha. No ühesõnaga, see oli mingi paar päeva tagasi, on ju. Et siis kõik said selle kohvri avada, kõik oli väga tore. Ja siis tuli välja, et seal sees on limonaadid. Ja siis nüüd ma tean siiamaani nagu seal Baltas oli mingi pop-up, mis ta ise tegi, kus sai jooki ja Tartus oli ka mingi. Ja siis kõik ja ühesõnaga see point oli vist see, et ma mäletan, ma kuulasin ühte klippi, kus Keili rääkis siis ka ainult, tema arust siiamaani pole turul näiteks head rabarberi limonaadi olnud. Ja minus tekitas see kohe nagu mõte, et nagu, kas sa pole siis näinud nagu häid rabarberi limonaadi, sest ma olen nüüd kõige suurem rabarberi limonaadi fänn. Tegelikult. Ja konkreetselt nagu võiks alati rabarberi limonaadi juua ja see Õun firma, vaata, mis on see Õun nagu öötäppidega. Neil on nii hea rabarberi limonaadi. Minu meelest see on ka mingi öko-värk, mingi öko-möko, vaata. Ja see on minu meelest nii hea rabarberi limonaad ja siis sa tuled niimoodi ütlema. Ma ei nii. Aga eks ma saan aru, seal on vaja nagu marketida seda ja värki on ju, et ei kujuta ette, vaata. Siis ju poed täitusid kohe nende limonaadidega, kõik läksid hulluks ja ostsid need ära, on ju. Ja vist siiani mul on tunne, et on suht nagu põud nende osas poodides. Aga ma olen väga palju lugenud nagu Twitteris või mis iganes see nüüd on ju, see X on ju, et väga paljud ütlevad, nagu, et selle kõige hea valguses, nagu, et kõik haibivad, oi, kui hea on ju, olen ma Twitteris väga palju näinud ka sellised kommentaari, kus inimesed ütlevad, et ühe korossi nagu rohkem ei ostaks.
ja siis ma nagu mõtlesin, okei, ma pean ka ära proovima, onju, et ma läksin Prismasse ja seal kuidagi tundus nagu kedagi ei huvitanud, sest seal oli ülipalju neid. Ma olin nagu okei, võib-olla ma sattusin heal ajal, vaata. Ja ma võtsin igast maitsest siis ühe ja kõige esimesena proovisime seda Passioni mango oma. Ja sellega oli mul selline asi, et natuke, teate nagu Heavenly jooke, onju. Heavenly see bränd on ju. Mul oli endal kohe üks esimesi mõtteid, et ta näeb välja natuke nagu Heavenly. Ja ma, nagu päris aus, sest et Heavenlyl on ka mango Passioni maitse. Ja need on identsed lihtsalt, see keelijook on natuke intensiivsem, nagu natuke tugevama maitsega, aga seal puhul mina jälle eelistangi rohkem sellist lahjemat, vaata, mis on natuke nagu vesisem või siuksem, kuidagi ta lihtsalt nagu refreshib mind rohkem, kui ülitugev morsine maitse, vaata. Et ta oli väga nagu hea maitsega, selles ma ei ütle midagi, aga üks kõige suurem probleem nende jookide juures ja see on väga suur probleem. On minu jaoks see, kui gaasilised need on. Päriselt? Need on nagu nii gaasilised, et sa konkreetselt nagu, ma jõin, kui ma esimest korda proovisin, ma olen hästi tundlik nagu gaasiliste jookidega ka, et ma kohe tunnen, vaata, et on nii raske olla. Ja ma jõin pool purki ära ja mu kõht oli nagu nii punnis ja see ei läinud ära, vaata. Nii et ma lasin selle seista mingi üle öö vist laua peal ja siis ma alles nautisin seda, ja seal oli ikka gaas. Nagu kujutad ette, nagu, kui palju seal peab gaasi olema, selleks see üle öö on see gaas veel alles seal nagu. Ja siis nüüd ma proovisin eile õhtul selle rabarberi oma ka ära. Ja see rabarberi oma on kõige parem selles mõttes. Mulle see maasikavaarik oma üldse ei meeldinud. See oli kuidagi hästi nagu, kõik ütlevad selle hästi loomuliku maitsega, minu meelest see on just üli fake maitsega, et ta on selline hästi nagu hästi siirupine. Mulle ei meeldi kuidagi liiga intensiivsed jookid. Ja mingi artificial veits ka, on ju. Aga samas ütlevad, et see on ülilooduslik. Ma ei tea nagu, võib-olla see ei ole nagu jälle mulle, minu meelest need limonade on nii palju lihtsalt, et see rabarber oma tõesti oli väga maitsev, aga need mullid, nagu neid on liiga palju, nagu see on nii haige, nagu isegi mu elukaaslane, kes muidu armastab mullilisi jooke, ta nagu andis päriselt võimaluse sellele, ütles ka, et muidu on nagu maitse mega hea, onju, aga just need mullid nagu, et see nagu ma olin nagu mingi 4 kuud rase, kui ma selle ära jõin. Ma olin nagu, oh my god, mis toimub? Et selles mõttes ma ei ole seda mingit peach orange'it proovinud. See kõlab aga nagu see võiks hea olla. Aga jah, selles mõttes, et ma ei ütle, et see oli halb asi, on ju, aga lihtsalt kas seda oli vaja nagu tulla. Ja, just. Ma olen vist nõus natukene. Ja no mina ei ole veel proovinud, aga minu jaoks nagu kogu see kampaania üldse oli veits fail või noh, mina olen pigem nagu seal kategoorias, sest et ta haipis selle lihtsalt nii üles, et mul on tunne, et sisuliselt ükskõik mis asi oleks olnud nii-öelda underwhelming vaata peale seda, sest et see kuidagi küttis ootused nii üles, et mina näiteks ootasin väga, et sealt tuleb mingi ajakiri. Et mis sa ütled? Et mina ootasin kõige esimesena, et sealt tuleb mingi ajakiri. Et noh, ma mõtlesin, et äkki isegi nimi jääb samaks, nagu seal algus oli, vaata mingi, et mis toimub Keili. Ja selleks tegelikult päris hea idee olnud. Või mingi uus saade või noh, vaata minu arust kui sa teed nagu nii suure kampaania, siis siuke kampaania ala oleks võib-olla võinud olla ta sellel saatel, see kuldne pilet. Täpselt, et see haibid just inimene läheb vaatama, vaata. Aga see limonad nagu, see oli väga underwhelming nagu lihtsalt selles mõttes, et nagu limonad on väga maitsev, ma ei ütle midagi, on ju. Et väga tore limonad ja kõik on väga tore, et sa oled nii nagu tervislikuks teinud ja nii, on ju. Aga kas see oli nagu see sinu secret project või? Limonad. Aga üks asi, mis mina räigelt ootasin sealt ja ma päriselt nii lootsin, et tuleb, on mingi nagu näohoolduslain. Ja nii paljud vist jootsid, et kas toidulisand või näohooldus on ju 2 sest et ta ju kõik need nagu videod, mis ta tegi ja mingi sõi mingit puuvilju on ju, siis ma mõtlesin ka, et seal on nagu ideaalne, et kuidas sa hoiad oma näonahka nagu tervena näiteks ja mida su näonahk vajab, et sa endale sisse sööksid või vitamiinid. Minu meelest need oleks nii palju rohkem juurde andnud nagu nii-öelda ühiskonnale on ju nagu turu mõttes, et oleks mingi äge Eesti enda mingi skincare bränd, vaata, et kus ma oleks kindlalt ostnud nagu proovinud 100%. Eriti veel nagu mina ja sina ka ju oma mingi raske nahaga selles mõttes, et proovin midagi uut eestimaist, mida iganes on ju. Aga nagu limonad. Ja see teeb täpselt sama maitse, mis Heavenly. No võt ongi, et ta nagu natuke läheb sinna ja noh, ta vaata üritus nagu eristuda sellega, et mingi prebiootiline, et esimene prebiootiline on ju, mis on nagu, mulle algus tundus, et ei ole on ju, aga siis ma sain aru, et okei, et need, mis meil on probiootilised on ju, et noh, vist veits erinev asi. Aga noh, ikkagi, et selles mõttes ma tunnen, et nagu nii palju on neid sarnaseid, et noh, tõesti ta ei eristu.
ja mul on muideks tunne, et kuna nagu Keili ise vaata on niikuinii tuntud inimene, siis ma arvan tegelikult, et see jook oleks lõpuks paremini pikaajaliselt müünud, kui ta ei oleks nii suurt kampaaniat sinna taha teinud. Sest et noh, kui sa vaatad ala mingi, ma ei tea, mis on head näited, no kas või mingi 5- kohuke või siuksed asjad, vaata, et kui vähe nad tegelikult teevad seda turundust, on ju, aga mus nagu püsib pikaajaliselt see huvi proovida, on ju. Mina sain üldse niimoodi teada, et ma läksin poodi ja siis nägin mingi musta värvi kohuke ja lähed kohe juurde, vaata. Aga nüüd, kui ma näen seda Filli trinki nagu, siis ma mõtlen nagu, mis haip seal taga oli, ma olen seda proovinud, ma ei ostaks seda uuesti vist nagu, seda rabarberi oma ma ostaks, et see päriselt nagu, kuna mul lihtsalt maitsevad rabarberi maitsesid limonaadid, aga nagu kui Heavenly oleks see olemas, siis ma ostaks Heavenly oma nagu, sest mulle meeldivadki sellised lahjemad maitsed natuke, vaata. Pluss see hind on päris krõbe nagu. On või? See oli niimoodi, et Selveris tavahinnaga, kui ma ei eksi, nüüd oli ta 1,89. Et vaata, ta on nagu selline asi, et Heavenly on juba odavam natuke, on ta mingi 1,49 äkki või midagi siukest, on ju. Et nagu mina ikka nagu vaataks nagu odavamat alternatiivi, eriti kui meil on täpselt samad maitsed, näiteks see mango passion, on ju. Et nagu, et vaata, ma ei taha nagu halvasti öelda, on ju, aga mind ei koti, kas seal on prebiotikum, probiotikum või nagu, saad aru, ma joon 1 purgi limonaadi nagu. Või et no, ma olen lihtsalt siuke inimene, et ma ei ole nagu kunagi olnud selline, kes otsib sellistest jookidest üldse midagi nagu ülitervislikku, sest fakt on see, et see on limonaad nagu. Ja vaata jah, huvitav on see, et noh, mõtleks, et võib-olla siis sa ei ole see sihtgrupp. Jah, täpselt, ma ei olegi. Et noh, ma mõtlesin, et selles mõttes siis ongi mingi übertervise inimesed, aga samas, kui sa vaatad, kes on sellele kampaaniale reageerinud, näiteks seal Baltas, on ju, see oli mingid lapsi täis. Ei, konkreetselt ma mõtlen ka nagu, et ma ei tea nagu, mis et noh, tegelikult need ju minu arust ei ole sellise toote sihtgrupp, on ju. Et veits nagu see kampaania ja toode, nagu see kooskõla küsimus mu jaoks on natukene, aga mina nagu ka nii ootasin midagi, kuna ta ütles, et ma tegin oma elu mingi suurima tehingu ja nagu väga tore, mul on hea meel, et nagu inimesed jõuavad sellistesse kohtadesse, on ju. Aga ma arvan, et nagu heal päeval, kui mingi Villem Trillem tahab siukse asja ära teha, siis ta teeks selle ka lebolt ära, et see ei ole nüüd midagi sellist, et sul oli see erakordne võimalus, vaata, et nagu appi ma kujutasin ette, et sealt tuleb mingi, ma lendan Kuule üle homme, vaata. Et kogu see haip oli nagu natuke liiga suur ja kõigele sellele lisaks kogu see kampaania oli üles ehitatud täpselt samamoodi nagu ühel Ameerika influenceril, ma otsisin ka keda ma ise Alixoril, ma ise jälgin teda ja ma hullult nagu olin kaasas selle kampaaniaga, sest see oli selline hästi esmakordne, et ta saatis ka kohvrid ja siis olid seal niimoodi, et igaüks sai kohvriga kaasa nagu pusletüki, millest kõikidest pärast tuli kokku suur pilt, et mis see siis on, vaata. Et seal oli nagu täpselt see, et ta oli nagu ilmselgelt võtnud selle idee, sest see oli ka alles paar kuud tagasi. Ja siis minu jaoks rikkus juba see natuke selle ära, kõik see kohvrid ja mingi ärge vaadake, mis seal sees on mingi. Ja siis ma olin ka nagu, et natuke originaalsust võiks olla, vaata. Ja siis tulid need mingid inimesed, kes ütlevad, ei no jaa, aga kõik on maailmas tehtud. Ja aga siis vähemalt nagu ära esitle seda nii enda ideena, nagu, et mind häirib nagu see, et oleks võinud ju vabalt öelda, et oh my god, ma inspireerusin sellest Alixorist, teda follow teda ja ma näen ju, et ta nagu likeib ta pilte, kõik siuke värk on ju. Et vahepeal tuleb vaata ette sealt, kes on like'inud on ju, siis ma näen, et ta on ka seal on ju. Ja siis ma mõtlen ka, et nagu see oleks nii palju ägedam olnud, kui sa ütledki, et ma inspireerusin temast, et see oli niivõrd äge ja see kampaania seal nagu sellel Alixil räigelt töötas ja see oligi nagu, no saad aru, see müüs välja kõik, vaata. Et nüüd ma mõtlengi, et noh, vaata Eestis ei ole siukest tehtud, aga siis see kõlab nagu Eesti mõistes on nii naljakas kuidagi vaata, et kõik on mingi, oh my god, ma ei tea, mis seal kohvri sees on, kas ma muugin selle lahti või ma ei muugi seda lahti mingi. No vot, seal ongi, et Reetsis ma lugesin ka nagu inimeste arvamusi ja oli sama, et nagu kui sa teed järgi, et okei, noh, üliokei on võttavad eeskuju, on ju. Et inimesed tõid seal välja ka, et ma ei tea, saada mingi minikülmkapp või nagu veits mingit enda šnitti, on ju. Enda mingit asja. Et ei ole see, et nagu ma saadan täpselt samamoodi kohvri, mis tegelikult ei lähe tootega kokku isegi. Kusjuures see on väga hea tähelepanek. Sest et minu jaoks oli nagu ka kõige rohkem võib-olla fail see, et see kohver oleks nagu võinud olla kuidagigi nagu seotud siis on ju, et noh, vaata mingid inimesed vist arvasid ka, et mingi Korea kohver, et äkki Korea kosmeetika. Korea kosmeetika, ma nägin ka seda või siis, et enda reisiagentuur või midagi siukest. Et noh, kui sa nagu, ma ei tea, minu jaoks ühesõnaga liiga nagu äärmuslikuks jäi see kuidagi, et nii erinevad toode ja kampaania. Ja haip oli suurem lihtsalt, kui see välja mis see välja sealt tuli nagu. Et oleks olnud päriselt mingi skincare line või mingi midagi sellist, mida päriselt polegi tehtud. Eestis nagu niimoodi üksikisiku poolt, vaata. Võt siis ma oleks räigelt kaasa haipinud ja olnud nagu okei, vahet pole, on ju täiega äge värki, aga nagu limonaad.
ja mul on tunne, vaata influkate põhjal ka, kes jagasid, et kuidagi seda kohvri protsessi jagati rohkem kui seda toodet ja seda, mis seal sees oli pärast, vähemalt mulle tundus niimoodi. ei, mulle tundus ka. või see oli hästi kuidagi peale surutud oli mõne video nagu, et proovime neid, väga maitsev. aga nagu see on iga PR-pakiga, mida nad teevad nagu. Ja minu arust vaata see Marilyn Mido, kellega nad seda sisustussaadet teevad koos, temal vaata esimene video oli see, et mingi, et see riidebränd kindlasti ei ole, et see on liiga tavaline keeli jaoks, onju. Ja siis minu arust, kui ta tegi selle video, kus oli see reveal, et seal on joogid, siis sa nagu nägid veits seda reaktsioonist, et ta oli nagu mingi, et mida asja, vaata, et siukse asja tegid, et nagu et noh, ta ei öelnud seda välja, aga mulle endale tundus olekust, et ta oli ise ka nagu veits kuidagi pettunud või ma ei tea. No mitte nagu vaata, ma arvan, pettunud on nagu halb sõna. Et võib-olla lihtsalt see, et sa ootasid temast nii palju rohkemat. Midagi muud, jah. Et midagi nii palju erilisemat. Aga kusjuures ülinaljakas oli see Kaisa Kuusne. Ma just tahtsin öelda. See oli nii naljakas. Ta sai ka selle kohvri, on ju. Ja siis ta veel räägib videos mingi, tegi nagu video, et issand, kui muidu teised ettevõtted saadavad mulle igast mingit limonaad ja komme, siis ma võtaks iga kell selle kohvri, mille sees olid limonaadid. Nii halb. Ja minu meelest, kas ta tegi üldse pärast mingi video? Ma ei näinud. Ma ei ole näinud siiamaani ka ühtegi videot. See oli väga fail ja see oli nii naljakas. Nagu issand jumal. Nagu selles mõttes tahaks nagu kohe öelda, et see kuidagi see meie jutt ei ole kuidagi nagu selles mõttes halvaga mõeldud, on ju, et ma samamoodi ostsin neid, on ju, ja need nagu ei ole halvad üldse, aga lihtsalt see, et kuidagi see potentsiaal kogu sellel kampaanial oli nii kõva, et sealt oleks võinud tulla mingi uus hitt. Ja noh, samas ma mõtlen ka, mul sõbranna ütles päris hästi selle kohta, ta ütles, et selles mõttes, mida Keilil on sealt võita võib-olla on see, et ta tegelikult sai ju teoorias nüüd nii palju ideid, et mida inimesed ootaks. See on tegelikult suht hea, jah. Et kui ta selle nagu kavalalt ära kasutab, siis ma arvan, see võib olla nagu pikas perspektiivis päris nagu kasulik. Aga jah, küsimus ongi. Ja noh, samas on vaata ka see, et tema üksi ei olnud seal taga, et nii palju, kui ta nagu jagas, ma saan aru, et seal on ikkagi mingi nii-öelda reklaamiagentuuri moodi asi ka, kes temaga koos. Tal on ju endal ka mingi reklaamiagentuur või mingi meediaagentuur. Ma ei tea isegi. Midagi tal on, ma tean. Sotsiaalmeedia mingi asi. Okei. No, et ühesõnaga keegi teda seal aitas. Ma vaatasin, keegi nagu enda erakonto alt hakkas ka kaitsma Treesis mingeid neid väljaütlemisi seal, kes tundus, et oli nagu üks neist ajudest seal nii-öelda. Et kokkuvõttes võib seda öelda, et noh, tore, et on üks jook juures, on ju, aga huvitav on nüüd näha, et kaua see nagu kestab. Jah, just see. Et inimene läheb, ostab ära, on ju, aga kas ta läheb seda uuesti ostma ja kui palju kordi ta seda uuesti ostab, vaata. Jah, seda on jah põnev jälgida. Et kaua see pidu nagu kestab, et selles mõttes tore oleks muidugi kui kaua ja maitseid tuleks juurde ja et äkki nad nagu teevad paremaks seda, mida iganes, et jumala eest, et nagu väga tore ju. Aga lihtsalt kuidagi see turg on minu meelest limonaadidest punnis praegu. Natuke on jah. Et kas või nagu näed, meil on siin Värska Vell, on ju, see on küll vitamiinivesi, on ju, mida meile Värska Vell annab, aga nagu ma juba pigem jooks nagu seda, vaata. Sest ma olen harjunud selle maitsega. Hea point, jah. Ja mingi tuttav bränd ja kõik see, et inimestel on nagu kujunenud veits juba oma lemmikud, et ma arvan, päris raske on konkureerida. Kuigi noh, ma ei tea jälle, minu arust Steven Raidmets oli üks, kes vaata jagas, et tema nagu on üks väestest, kes ei ole sponsori või noh, umbes ei tee koostööd ja et proovib nüüd ausalt ära ja siis ütles, et talle kõik väga maitsevad ikkagi. No ja. Et ma ei tea, võib-olla maitseb päriselt inimestele. Ei jah, ma ütlengi, et näiteks nagu ma seda ühte maitset pole proovinud, on ju, aga näiteks see maasikavaarika, ta pole lihtsalt minu maitsele maasikavaarika, vaata, et nagu võib-olla mõnele rämedalt meeldib, on ju. Sama oli nagu selle Passioni mangoga. Et ta oli muidu mega hea, aga ta on täpselt sama nagu Heavenly, et nagu ma ei tea, nagu ma võtaks selle kumba odavam too hetk. Et ja see gaaside teema nagu tehke korda. Jupe gaasiline. No võt see on ka minu arust, mis kui sa teed nagu tervisejoogi, on ju, ja see on hästi gaasiline, midagi nagu ei lähe hästi kokku, on ju. Jah. Sest et minu arust, ma ei tea, nii palju, kui ma enda vaata mingi, ma vahepeal tegin hästi palju mingi jookide teemalisi saateid ja seal nagu enda research'is ma ikkagi jõudsin selleni, et minu arust seda nagu gaasilisust pigem kritiseeritakse tervise mõttes. No jah, ta ju tekitab puhitust ja kõike sellist. Ta ei ole väga hea organismile, on ju. Et aga noh, toode ei pea ju jääma selleks, mille nad välja tuli, et äkki nad kujundavad seda veel. Äkki nad lihtsalt proovisidki, kuidas läheb ja teevad edasi ümber ja eks tead, selles mõttes põnev on näha ja ikka on põnev, kui tehakse asju, lihtsalt tehke see skincare ka. Jah, just, võtke mingi ideedest. Ja või ajakiri või.
ajakirja, vot mina oleks keelt nii tahtnud ajakirja. Kujutada reisiajakiri, põnevamad kohad või kuhu minna või mis on ägedad kuskil riigis või. Jah, sest seal sa saad vaata ka kõike teha, sa võid mingi skincare artikleid teha, mis iganes, et see on nii palju nagu võimalusi. See oleks tegelikult päris äge. Talle meie arust sobiks mingi siuke asi. Talle nagu täpselt, see sobib tema persooniga nii hästi kokku. Limonad, ma ei tea. Jah, ei ole nagu päris see. Võt, aga võtame järgmise kampaania. Siia vahele nüüd natukene teistsuguseid kampaaniaid. Üks, mis on ka nagu päris palju saanud vastuolu meedias ja mis mulle endale ka üks hetk silma jäi, on Terviseameti praegune kampaania, mis on nende nii-öelda põhislogan seal on, et ära ole katsejänes. Ma arvan, kes nagu tahab võib-olla näha, me autoriõiguste tõttu ei saa mingi ekraanile panna, aga ma arvan, kui te guugeldate Terviseamet ja katsejänes, siis tõenäoliselt neid tuleb ette sealt. Et ma sulle näitan ka põhimõtteliselt selle kogu kampaania point oli see, et kasutati nagu loomasid ja siis seostati neid mingite iluteemadega, et küll seal on mingi jänes, kellel oli tehtud botoxit, ühel on mingi silm paistes nii-öelda mingist meigitootest, et ühesõnaga Eesti Loomakaitse Seltsile jäi see kampaania päris palju ette ja nemad võtsid sel teemal ka nagu sõna ja hästi ma näiteks tundsin, et nende seisukohad olid hästi see, mis emotsioonid ka mul tekkisid selle kampaaniaga seoses. Et ma äkki loen siit korra mingi väikse lõigu, mis nad ütlesid. Mis Loomakaitse Selts nüüd ütles? Jah, just. Mõistame kampaania eesmärki ja peame oluliseks ühiskonna teadlikkuse tõstmist terviseohutuse teemal. Samas leiame, et loomade kannatusi ja kosmeetikatoodete loomkatseid kujutavad reklaamid ei ole tänapäeva väärtusruumis sobivad ega eetilised. Euroopa Liidus on kosmeetikatoodete loomkatsed keelatud ning neid peetakse laialdaselt ebaeetiliseks ja loomade heaolu kahjustavaks praktikaks. Siis on mingit mõttetut juttu, ühesõnaga olulisi sõnumeid on võimalik edasi anda ka viisil, mis ei kasuta loomade kannatusi kujutavaid lahendusi ega normaliseeri aegunud ja ebaeetilisi praktikaid. Ja ma saan tegelikult nagu väga hästi aru sellest mõttest. Just nagu see, et me justkui ise kogu aeg ütleme nagu, et ärge ostke mingi tooted, mis testivad nagu loomade peal, ja hullult juurutame nagu välja seda ja siis me järsku jälle toome nagu ekraanile selle näidise nagu sellest. Et umbes nagu, et see ongi see, kuidas tegelikult nagu loomi kasutatakse katsejänestena. Ja just. Ja samas nagu ka see, et selle kampaania sisu on ju midagi hoopis muud, et tegelikult selle kampaaniaga tahavad edasi anda nagu inimeste, ma saan aru seda nii-öelda, et mida mingid asjad, iluasjad võivad kaasa tuua inimesele. Ja et miks seal jänes pidi olema, miks seal ei või olla inimene, kes tegelikult saab neid botoksi süste, et miks nad kujutavad looma, et kas see nagu see nagu tekitab niisuguse veidra emotsiooni, nagu, et ma ei tea, et kui ma selle lihtsalt näiteks mööda scrolliks, võib-olla ma ei süveneks niimoodi, sest et ma lihtsalt kuidagi vahepeal ei süvene mingitesse asjadesse, aga kui ma jääks seda vaatama, siis mul tekiks küll nagu niisugune ebamugavustunne nagu natuke, et miks seal ei võinud olla nagu tänapäeval AI-ga saab igasuguseid inimesi ka samamoodi joonistada nagu seda jänest, et nagu ära ole katsejänes nagu. See ongi minu arust hea nagu näide sellest, kuidas meil on see nagu tänapäeva mingi reklaamiruum, et kõik üritavad mingi üligeniaalseid ideede peale tulla, et sõna katsejänes, et nii lahe, et paneme jänese. Et ma näen, kuidas see nagu võis tekkida see idee ja kellelegi nagu lahe tunduda, aga seal on see on nagu keeruline teema mu jaoks selles mõttes, et vaata tegelikult minu arust, kuidas enamasti sellised plakatid sünnivad, on see, et selle taga on tegelikult mingi üks reklaamibüroo töötaja, kes tihti ei ole selle Terviseametiga kuidagi seotud. Ei, muidugi, jah. Aga Terviseamet on lõpuks see, kelle alt see nagu välja läheb. Kes ostab selle asja sisse. Just, ja nemad ju võtavad vastu otsuse seda nagu näidata enda brändi all, et selles mõttes ma ei tea. Eriti nagu Terviseamet. No võt just ma jäin ka mõtlema, et oleks siis nagu mingi... Ükskõik, kes mingi suvakas. Jah. Isegi ma ei tea, võib-olla mingi ilusalong, ma pigistaks silma kinni või midagi. Jah, võt, et okei, et võib-olla nagu, aga nagu... Terviseamet, võt, see on nagu täpselt see, et... Natukene nagu ootaks midagi enamat neid, ma ei tea. Ma olen nõus. Ja see nagu vist, miks see ikkagi ette on see, et lihtsalt seda reklaami on minu arust väga palju. Ja ma olen ka nüüd näinud. Mingid bussipeatuste minu arust need plakatid ja teles ja tõesti, kui sa nii palju vaata pushid igale poole seda, siis see tõenäosus ka suureneb, et see nii-öelda jääb ette kellelegi. Et ühesõnaga selline... Okei. Aga mina ütlen isegi, et see konkreetne kampaania veel minu silmis ei ole nii hull,
ei jah, selles mõttes, et ta lihtsalt veider natuke, aga sa ei hakka nagu vaata, ma ei postitaks selle kohta nagu mingit statement'i nüüd. Just, et okei, juhtus, on ju, pigistame silma kinni. Aga nüüd sellest järgmine väga sarnane, mis ma alguses mõtlesin, et on sama kampaania, aga siis ma sain teada, et on täitsa erinevad asjad. Vot see on nüüd selline, mis mulle nagu jäi kuidagi väga kripeldama. Ja see on nüüd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kampaania, mille nii-öelda põhislogan on põhjusega mustas. Ma arvan samamoodi, kui guugeldate seda sloganit, siis tõenäoliselt leiate need pildid. Ja ühesõnaga nende kampaania oli nüüd see, et nad reklaamivad sellega nii-öelda seda musta nimekirja sattumist, vaata on ju kaubanduses. Isegi raadios oli see reklaam minu meelest. Võt see on nüüd ka üks siuke, mida jälle mina olen mingi bussiga sõites seal ekraanil näinud, on ju telekast tuleb vahele. Ja nad tegid nagu erinevate loomadega seda, on ju. Et on nii-öelda hunnik valgeid loomasid ja siis on üks must loom seal keskel, kes on siis nii-öelda illustreerib seda musta nimekirja, on ju. Ja kogu selle kampaania point on siis ju nii-öelda see, et just kui peaks vältima seda musta, on ju. Issa, ma mõtlesin, mingi erilane oli appi. Meil saab juba vaata selleks tavaks, et iga kord mingi erilane või mesilane tuleb korra läbi. Et ühesõnaga selle kampaaniaga nagu vaata, kuna ta annab nii tugevalt edasi seda sõnumit, et nagu väldi musta, on ju, siis kõik muud loomad nagu jälle pigistan silma kinni, mingid jänesed ja siuksed koer oli, on ju, natuke on imelik, võib-olla pigistan kinni, aga vot kassid oli minu jaoks see, kus nagu läks piir, sest et vaata, kui palju räägitakse, et mustasi kasse üldse ei taheta. Sest nad ei ole piisavalt fotogeenilised ja piisavalt umbes mingi, et neid ei saa hästi jäädvustada ja umbes, ma ei tea, mingi, sest isegi vaata, kui see Flow film oli seal Lätis, mis Oscari võitis, see tõstis nagu mustade kasside võtmise arvu niivõrd palju, aga see just jälle nagu taandab seda. See tundub täpselt siuke kampaania, et see ju muudab jälle selle inimese arvamust nagu sinna poole, et must loom on nagu halb, et minu mõte oli koheselt, me ju inimesi ei pane nagu nahavärvi järgi niimoodi. Kusjuures saad aru, nagu minu esimene mõte, kus selle ette lugesid, oli see, et kui sa mõtled nagu natuke suuremalt seda, siis appi kui rassistlik see tegelikult on. Ülirassistlik. Just nagu, kui sa mõtled nagu meie inforuumis, kus meil on niigi poliitikas mingid erakonnad, kes siiralt nagu vihkavad teise nahavärviga inimesi ja see on hull vastasseis kogu aeg olnud nagu Eestis ja nüüd, kui me hakkame nagu jõudma kohta, kus me nagu ühiskonnana aktsepteerime seda, et meil on nagu kõiki nahavärve, vaata, siis me teeme, et nagu väldi musta. Oh my god! Ja võt see on nii crazy, sest et mina ei ole näinud, et keegi oleks sõna võtnud selle kampaania teemal. Ja samas see nagu on igal pool, et mul on, võib-olla on jälle see, et ju siis ei ole jõudnud nagu ala mingi loomakaitseseltsini või midagi siukest, et ei ole nagu ette jäänud, aga võt see on minu arust nagu palju hullem kampaania kui see eelmine. See on lihtsalt selline, vaata, et võib-olla inimesed vaata ei süvene väga. Et ma arvan asi nagu selles, et kui sa hakkad nagu, kui ma hakkan nagu mõtlema selle peale, kui haige see tegelikult on, siis see on nagu, et väldi musta. No reaalselt mõtle, kui see kampaania oleks tehtud niimoodi, et sul on hunnik nagu valge nahavärviga inimesi. See on üks musta nahaline seal. Nagu meil oleks megadraama. Nimekirja. Nagu... Et meil oleks megadraama ühiskonnas, kui inimestega oleks siuke asi tehtud, on ju. Et selles mõttes tundub miks seal ei võin näiteks niimoodi olla? Et on näiteks, oletame mingi pruunid kassid, on ju, ja siis seal on näiteks oranž, on ju. Et kuidagi, miks me alati teeme selle must versus valge, see nagu alati niimoodi, et miks me ei võiks neid teisi värve sinna tuua, et sa ei pea ütlema väldi musta, et väldi, kes eristub või saad aru mingi kuidagi niimoodi, et sa ei too seda niivõrd sinna. No see läheb nagu liiga isiklikuks, mul on siuke tunne. Veits jah, pehmemalt peaks kuidagi või ma jäin ka mõtlema, et ma nagu selles mõttes saan aru, miks nad tegid seda, et jah, ongi hästi keeruline pildiliselt nagu näidata seda musta nimekirja temaatikat, on ju. Seda küll. Samas ma ei mõtlema, et tihti on need ju mingid tooted, mis nagu on seotud, et äkki siis ma ei tea, paned nii väga tahad seda musta ja valget, pane hunnik valgeid vaase ja üks must sinna keskele. Või ma ei tea, et selles mõttes. Mina lihtsalt arvan seda, et tänapäeval nagu, kui sa töötad reklaaminduses, siis sul peaks olema nii palju ajusid, et lahendada see nii, et see oleks piisavalt geniaalne, aga ta ei oleks nagu nii suure teise sõnumiga. Jah, just. Et sa väldid. See nagu oleks seal piiride sees, vaata, et nagu ma mäletan nii hästi, me võtsime mingit valikainet ka kunagi mingi reklaami kohta. Ja seal oli ka ülitihti see, et nagu sina nagu reklaami inimesena peadki oskama mõelda nagu teistmoodi. Ja mina ei ole näiteks selline inimene, aga ma oskan väga hästi lugeda reklaami, mis sa mulle ette paned nagu. Et see peab olema siuke, mida ka nagu tavainimene tarbib niimoodi, et see nagu ei ole nagu see, et ma hakkan mõtlema teise asja peale üldse.
ma ei mõelnud üldse musta nimekirja peale, praegu ma mõtlesin konkreetselt nagu rasside peale ja mingite kasside. Ja vot see ongi minu arust see, et nagu see nii-öelda kampaania mõte läheb ka kaotsi tegelikult nii on ju, et noh, see ma enam üldse ei mõtle selle peale, et mingid brändid on seal mustas nimekirjas. Tõesti, üldse huvitav. Et jah, see on veider minu jaoks ka ja tõesti mul mõte läks ära, aga mingi oluline mõte mul oli. Aga ikka mingi oluline mõte sul oli. Aga noh, ühesõnaga me saime sellest nagu pointist siit aru, et natuke kahtlane. Mul äkki tuleb tagasi. Reklaami mõttes, võt ma jäin seda mõtlema, et miks ju ettevõtted võtavad ka näiteks kommunikatsiooni inimese tööle, on ju ka see, et tema oskab vältida nii-öelda selliseid olukordi. Kahemõttelisi olukordi nagu. Et reklaamiagentuurid või kes teevad siukseid, võiks ju ka samamoodi nagu vihjata ettevõttele, et näe, et võib-olla te tahate küll sellist kampaaniat, aga et see ei ole väga hea mõte näiteks. Jah, et see tekitab näiteks väga palju sellist nagu vastuga, aga võib-olla see ongi nende eesmärk. Sest väga paljud teevad sellist asja, et meelega ajavad inimesed nagu vihale, siis ka nagu näiteks meie räägime sellest praegu. Ja, et saada tähelepanu, on ju. Ka variant, mõtlesin ka selle peale, et äkki see on ka taotluslik, on ju. Ja. Aga noh, jälle veits, et kas siis siukse asjaga nagu püüda seda tähelepanu. Vaata õnneks inimesed on sellist, kes unustavad ruttu. Ja, seda küll. Et inimesed aasta pärast me ei mäleta, et nad siukse kampaania tegid. Ja noh, nagu näha, siis täna vist ühiskonnas kedagi ei koti väga. Pole näinud arutelu. Nii, aga liigume järgmise juurde. Järgmine on nüüd siuke, mis mind ennast on viimasel ajal hullult häirima hakanud. Ja ma ei tea, see on tegelikult asi, mis on nagu minu arust kogu aeg meie ümber olnud kampaaniate näol. Aga ma ei tea, miks see viimasel ajal on hakanud mulle ette jääma ja kõige rohkem hakkas see mind häirima sõeluuringu ühe kampaania raames, mille reklaamnäod on siis hetkel Alika Miilova ja Ivo Linna. Ja mis mind häirib selle puhul on see, et vaata, kui palju on meil kampaaniaid, kus võetakse nagu tuntud inimene, pannakse ta naeretama, noh sisuliselt see, et nagu mingi Facebooki profiilipilt on ju. Ja siis on mingi bränd, mis seostab seda nagu enda mingi toote või teenusega. Ja see inimene nagu tihti ei pruugi olla mitte kuidagi seotud sellega, ta lihtsalt nagu on seal, sest ta on tuntud inimene. Jah, sest ta kutsub nagu vaatama seda, on ju. Ja mind kuidagi, ma ei tea, mul on nagu nii suur probleem tekkis sellega, sest noh, näiteks ka selle puhul, et kui oli Alika Miilova see plakat, on ju, siis ma mõtlesin, et noh, Alika Miilova sõeluuring, minu arust ta ei ole veel selles vanuses. Ta on ju 23-aastane. Et ta ei saa ju käia veel sõeluuringul isegi, et vali siis nagu inimene, kes kuidagigi seostub vaata selle temaatikaga. See on tegelikult nii hea point. Siis sorry, aga kui sa näed nagu noor tüdrukut, et väga tore, et sa räägid sellest, aga miks ei võiks mulle rääkida inimene, kes nagu päriselt saab ise ka teha seda? Jah, just täpselt. Et kuidagi minu jaoks veider ja noh, kui sa nagu lähed vaatama ka seda kampaaniat, siis nad ise hullult on ka igal pool mingi, siin on Alika plakat ja siin on Ivo Linna plakat, et nad hästi nagu rõhutavad seda kuulsat inimest seal taga, on ju. Et ma ei tea, minu jaoks on nagu veider. Ja samas, kui ma hakkasin nagu analüüsima, siis ma ei mõtlema, et tõesti, meil on tegelikult nii palju, terve linn on, ma arvan, täis siukseid plakateid, on ju. Või miks me, tead, mul tuli nii hea idee nagu. Nii. Miks me ei kaasa nagu inimesi, kes päriselt näiteks on läbi teinud selle? Et vaata see Merili või kes on seal TikTokis, on ju. Et jah, kuidagi temaatiliselt, kuigi minu arust tegelikult sõeluuringuga oli ka mingi hetk siuke kampaania. Ei, ja neid on küll, aga minu meelest siuke, mis on see põhikampaania, tulge minge uurima. Seal võiks olla see inimene nagu päriselt nagu tema nagu toores nagu kehas niimoodi, et sa näed, et näiteks tal ei ole mida rinda enam või nagu kuidagi, et see nagu pilt illustreerib seda, et mis suga võib juhtuda, kui sa käi kontrollis, et see paneks sind mõtlema nagu. Minu meelest kunagi tehti ülihästi neid suitsureklaame, vaata, et kus oligi see, et milline sa oled, kui sa nagu näiteks suitsetad, on ju. Et see paneb natuke sind nagu mõtlema, aga kui ma näen Alika Miilovat seal plakatil, siis ma nagu ei mõtle, et ma tahaks minna tegema mingit seda, vaata, et nagu okei, on ju. Et minust siuksed reklaamid peaksid päriselt olema natuke nagu jõhkramad. Ma olen nõus. Et ma mõtleks, et kurat küll, vaata, et võib-olla nagu päriselt peaks minema. Ja noh, samas nagu kuulsuse poole pealt ma saan aru, sest tõenäoliselt need on nagu tulusad projektid neile, et enda nägu niimoodi panna kuhugi reklaamplakatile. Ma kujutan, et saab normid raha selle eest. Ja, vähemalt tahaks. Kuigi noh, ma ei tea ka, vaat see on ka näiteks Tervisekassa kampaania, et selles mõttes... Kuule, Tervisekassa tegi siin suure peo ka okei, tõsi, neil peaks olema küll neile. Neil peaks olema raha küll. Et jah, ühesõnaga võiks nagu kuidagi rohkem mõelda selliste asjade peale minu arust. Ja noh, teine, mis mul jäi ette, ma ei leidnud seda pilti ülesse, aga jälle kuskil tänaval jalutades nägin, oli Lenna Kuurma reklaamis Alma piima, mis oli ka niimoodi, et ta istus ilusti kuskil laua taga, mingi Alma piima. Ja su lapsed olid ümber või? Kusjuures mina nägin isegi, et ta lihtsalt üksi oli.
et lihtsalt nagu laua taga naeratan almapiima, onju, mis okei, gramm parem, et noh, äkki ta tõesti tarbib almapiima, meeldib, onju, aga noh, vot jälle see, et nagu me võtame selle kuulsa inimese, onju, paneme sinna piima juurde ja nüüd ostke piima, onju. Minu meelest see on nii naljakas, sa ütlesid praegu, et ma tulin meelde nagu üks nii haige asi. Ma vaatasin, ma olen väike teleka vaata üldiselt ka vaata ja ma nagu vahepeal skipin neid reklaame, ma olen nagu okei. Ja siis mul tuli see sama piimareklaam ja sellele järgnes Bauhofi reklaam, kus oli ka Lenna oma mehega. Ja, meil on jah see praegu. Ja need olid järjest. Nagu, siis ma mõtlesin küll mingi, okei, ma saan aru, et sa käisid Eurovisioonil on ja, aga nagu sa ei pea olema nüüd nagu kõiki toodetega mingi, ma nii kasutan mingi ehitustarbeid, ma nii kasutan piima, mingi natuke see, see on nii, ma ei tea üldse, mis värk on nagu sellega. Et kui me saadame inimese Eurovisioonile, siis terve järgmine aasta me peame teda nagu ainult teda nägema. Jaa, on küll veits see. Siuke, et nagu, miks kõik need teised kaovad pildilt jäsku ära nagu. Ja samas vaata Vanilla Ninja puhul ikkagi väga tugevalt on minu arust see, et nagu neid teisi väga ma ei ole näinud pildis, aga just nagu Lenna kuidagi on sealt hästi nagu esile tõusnud, onju. Noh, mis muidugi on see, et ta on ka muude asjadega, onju, ilmaverega. Jah, et noh, ta ongi nagu rohkem orbiidis, onju, aga kuidagi ma ei tea, jah. Noh, võt see, kui sa tõid ka selle ehitusasja, et noh, siis sellega okei, kuidagi veel nagu seostan. Et nad ehitavad koos, on ju. Et vähemalt pannakse nagu tegema midagi ja sa näed nagu mingit seost, aga noh, piim on täpselt siuke, et okei, ma saaks aru, kui neil on seal ilmaveerel lehmad, on ju, et panete seal lehmalüps. Ja. Et siis ma nagu näen seda seost ja põhjust, on ju. Aga see, et võtame lihtsalt kellegi kuulsa ja paneme almapiimaklaasiga, et ei tea. Üldse mingid reklaamid on nii küsimust tekitavad nagu, et miks. Jaa. Ja noh, samas on ka see, et ma jäin ka ise mõtlema selle peale, et kui ma nagu hullult kritiseerin, on ju, et noh, ega ma ise ka ilmtingimata parem ei ole, et minu mingi üks esimesi koostöid oli Actimeliga naeratan. No ja, aga vaata, see on täpselt see, et nagu, see on nagu koostöö, on ju, versus telereklaam, mis on nagu produktsiooni. Jah, siuke suur kampaania, on ju. See nagu peab sisse tooma, saad aru, see on nagu siuke asi, mis on tehtud nagu väga suure, mõtle, mis telereklaamid maksavad nagu. Jah, tõsi. Et nagu ja siis me võtame sinna nagu kõige populaarsem inimese hetkel, kes võiks piima juua laua taga nagu ja öelda, et almapiim. Ma ei tea. Veits on jah, et noh, kui me liigume vaata nagu kogu aeg selle mingi autentsuse poole, on ju, ja see on see, mis tegelikult ju kõnetab minu arust inimesi praegu, et siis võiks ju olla kuidagi siuksed reklaamid ka nüüd rohkem nagu sinna poole suunatud. Minu meelest üldse nagu inimestele nagu loovus ära kadunud, et hästi palju ma näen reklaamides AI asju, et nagu, kas sa oled Go3 reklaami näinud või? Ei ole vist isegi. Full AI nagu video. Mis seal on? Niimoodi, et nagu Eestid see Pika Hermanni torn lendab mingi kosmoselaeva, siis mingi värk. Päriselt? Jaa, nagu see on nii haige reklaam. See on ma juba näinud seda isegi. See on nagu niimoodi, et see Pika Hermanni torn nagu ja siis ta lendab nagu üles ufode laeva ja mingi nagu ta on nagu siuke hästi nagu, kuidas sa ütled selle nagu žanri kohta vaata, mis on see hästi siuke nagu tuleviku teema nagu. Mingi futuristlik nii-öelda. Et nagu ta on tehtud selles formaadis, aga nagu Eestist. Ja see nagu vaata Go3 enam, ma olen mingi et no, nagu kõik reklaamid on AI, Maxima reklaamid on täiesti AI nagu, ma saan kohe sellest aru, et nagu kus me nagu varsti saad aru, miks nad inimesi vaja sinna tööle siis üldse, kui saad lased AI-l ikka ära teha vaata. Aga noh, võib-olla see on ka see suund veits, et võib-olla selline nii-öelda klassikaline reklaam nagu enam varsti ei toimigi nii hästi, on ju. Et noh, ma ise mõtlen näiteks võib-olla see ongi see fenomen, miks ala Mallukas nii hästi töötab, et ta on nagu seal kõrval see autentne, on ju. Ja samamoodi eile näiteks ma nägin väga head nii-öelda sotsmeedia reklaami, kus Gerhard Trollavaate tegi Acme filmiga mingi uue filmi reklaami, mis oli ka nagu umbes mingi hästi toredalt lavastatud siuke eluline stseen, on ju, kus oli mingi väike laps, kes siis lõpuks seal umbes rääkis ja tegi nii-öelda maha Gerhardi seda mingit show'd, mis ta seal tegi. Siuksed ongi ägedad nagu. Jah, et siuksed nagu elulised situatsioonid, mis nagu on kuidagi autentsed ja noh, siis oligi, ta pani sinna lõppu selle nagu filmi treileri ja see nagu töötas väga hästi, on ju. Et noh, kas me peame alati mingi hullult nahast välja ronima ja tegema mingi AI-ga ja mingi ma ei tea mida. Ja ma ei tea ka nagu, et vahepeal minul on siuke tunne, et mingi aeg reguleeritakse see ära ja reaalselt hakatakse tagasi tooma seda inimest. Mina ei usu, et see läheb täiesti AI peale. See lihtsalt ei ole inimeste jaoks kasulik. Ja ma arvan, et mingi aeg nagu, ma ei usu, et see nüüd kohe nüüd tuleb, on ju, aga lähitulevikus pannakse mingid regulatsioonid niimoodi peale, et inimesed päriselt omavad jälle nagu mingit võimu. Ja ma loodan ka, sest aga noh, seal on kuidagi veits ka vist see nagu generatsioonide vahe,
sest et meil näiteks peres oli mingi hetk hästi tugevalt see, et mu emale ja isale hästi meeldis mingi üks kunstnik tegi mingid muusikavideoid või midagi, mis oli vist puhtalt nagu AI põhjal tehtud, siuksed illustratsioonid, onju. Ja siis ma mäletan, nagu esitlesid mulle elukaaslasele, et see on kõige ägedam asi, mis nad näinud on, onju. Ja noh, siis me nagu vaatasime ja meil oli täpselt vaata elukaaslasega see, et me ei suuda seda vaadata, et see on kuidagi nii häiriv see AI asi, onju. Ja neile nagu täiega meeldib, onju, et noh, seal tekib ka veits see generatsioonide vahet, võib-olla kui meil on nagu alla need, kes teevad rohkem neid kampaaniaid ja reklaame on nii-öelda meie vanemate generatsioonis, siis võib-olla nagu võimutsebki see AI. No mu isa on ka selline, saad aru, ta saadab mulle neid AI videosid mingi iga päev. Ja ta mingi vaata seda ja siis ma nagu naatan see videot ja nagu kas sa, ja siis mul tekib alati see küsimus, et kas nagu saad aru, et see on AI või? Nagu võtan oma isa puhul, kas sa nagu saad aru, et see ei ole päris või? Ja siis ta avastas enda jaoks mingi äppi, teeb meie koerast nagu pildi ja siis paneb mingi mütsi talle pähe ja mingi värki, vaata, ma olen mingi oh my god. See on nii huvitav mu jaoks, et siuksed asjad on nagu kõnetanud rohkem seda nii-öelda keskealiste kogukonda, onju. Aga võib-olla see on see, et me oleme üles kasvanud rohkem nagu teadlikumana. Võib-olla, jah. Versus nemad, neil ei olnud kuradi telefoni kunagi. Nüüd on mingid asjad, mis ise teevad asju. Võib-olla see on nende jaoks lihtsalt nagu põnevam. Jah, äge, onju. Mina tunnen, et mind on hästi tugevalt mõjutanud see, et kui me vaata õppisime ajakirjandust, et see on andnud mulle selle mingi kriitilise analüüsi oskuse, onju. Kindlalt. Et muidu ma võib-olla isegi ei vaataks nii kriitiliselt neid asju. Jaa, ei, 100% nõustun. Nii, kuule, aga siuksed suured kampaaniad on otsas, aga ma mõtlesin, et teoorias on nagu 2 teemat, mis lähevad veitsi alla nagu kaudselt. Üks on nüüd selline, et see Chris Boysi Hus reveal on ju, kui ta oma selle tüdruksõbra avalikustas läbi laivi. Et noh, ma mõtlesin, see on ka vaata kaudselt ikkagi see, et nagu sa pead valima nii-öelda mingi lähenemise, kuidas sa mingit asja siis nii-öelda promod või avalikustad avalikkusele, on ju. Et mingis mõttes ka kampaania. Ei, no muidugi. Ma ei tea, kuidas sa sellega, kas sa olid sellega kursis või? Ma nägin neid asju, et mingi ala tule vaata laivi ja tule tee seda värki, on ju. Aga vaata, ma pole üldse sihtgrupp nagu. Jah, ma vaatan millennialsi videosid, on ju, aga mingi minu Hus, saad aru, ma isegi ei tea, mis Hus tähendab. Sama, täiesti. Nagu ma olen full boomer tegelikult. Nagu saad aru, ma isegi ei tea, mida see tähendab, aga kuna ma nägin, et seal oli tüdruk, siis ma nagu eeldasin, et see järelikult on mingi minu tüdruku, tule vaata, kes on minu tüdruk, on ju. Ja, aga saad aru, ma ei nagu, mind ei huvita nagu, miks mind peaks huvitama? Mis see muudab mu elus nüüd? Nii, mul on mitu mõtet. Ma alustan sealt, mul oli ka kusjuures üldse, kui ma vaatan nii-öelda selle generatsiooni sisuloojaid, siis mul on hästi palju olnud seda mõtet, et nii huvitav, et kust nad nagu selle sõnavaraga kursis on, et kas see on see nagu mängurluse maailm? See on see mängurluse maailm. Võib-olla tõesti, sest et need on need hetked, kus ma saan nagu hullult aru, et ma hakkan nagu vanaks jääma nii-öelda. Konkreetselt nagu sõnavara mõttes küll. Ja, et mingid sõnad on nagu täiesti uued. Aga miks see teema ma mõtlesin nagu sisse tuua on lihtsalt puhtalt see, et vaata tema argument, miks ta nagu tahtis laivis avalikustada, oli see, et tema tahtis enda tüdrukuga minna Kroonika meelelahutusauhindadele. Tahtis või? Ja talle tundus nagu, või ühesõnaga neil oli mingi teema, et tundus nagu imelik seda nii-öelda seal avalikustada, on ju, kõik hakkavad mõtlema, et kes see tüdruk on seal kõrval, on ju. Et ühesõnaga sellepärast nad otsustasid nagu laivis sellega avalikuks tulla. Ma oleks küll 100% seda teinud seal Kroonikal. No võt, ma just mõtlesingi arutada, mis nagu meie teeksime. Mina vist leian, et nagu see laiv oli kaval mõte isegi, sest vähemalt mina olin üks neist, keda see nagu kutsus vaatama, ma muidu väga ei vaata ta laive. Ja ma jäin isegi nagu pikemaks, ma jäin veel vaatama, kui nad seal kiilaks ajasid ühte, et noh, selles mõttes nagu see kaasas mind, on ju. Aga ma jäin mõtlema nagu selle tüdruku perspektiivist, et igatpidi issand kui õudne see tundub. Sa lähed nagu mingi objekt lihtsalt, keda avalikustati. Jaa, veits oli jah, sest et seal oli ka vaata see, et laivi alguses nad nii-öelda üritasid neid mingit like'ide või subscribe'ide arvu täis saada, on ju, ja et siis umbes see tüdruk tuleb, on ju. Mis noh, ma mõtlesin, et kui ma oleks see tüdruk, kes peab nagu tulema nüüd, et nüüd kõik vaatavad sind ja hakkavad hindama, on ju, et kas sa sobid. Kas sa oled ilus või mitte nagu? Et jube hirmus tundub. Aga selles mõttes mul on tunne, et nad nagu teostasid selle hästi või no, et selles mõttes... Kas see Chris Boys selles mõttes ise oli nagu selles mõttes respectful? Ja. Et ta ei olnud nagu kuidas on või? Jaa, hästi respectful, et selles mõttes see nagu minu arust ka päästis selle hästi palju ja minu arust kogu nende nagu vaheline dünaamika oli siuke hästi armas ja tore, on ju. Et selles mõttes nad tunduvad nagu couple, kes võiks sobida, on ju. Aga noh, võib-olla pärast mul oli natuke see tunne, vaata, et kuna tal oli seal laivis mitu teemat,
siis on nagu see, et see tüdruk jäi seal nagu veitsaks hängima sinna ja justkui nagu chatis oli ka näha, et mingid inimesed veel tahtsid, et see tüdruk oleks kuidagi kaasatud, aga juba nagu see Kris Boysi fookus oli nii kuskil mujal, onju. Et noh, natuke ma mõtlesin ka, et selle tüdrukuna ma oleks vist nagu tundnud, et ma olen kuidagi nüüd nagu kõrvale jäetud. Ma ei tea üldse, kas oli nagu, ma lihtsalt mõtlen enda, kuidas ma ise teeksin, onju. Et ma ei tea, kas ma teeks nagu siukse mingi reveal video või nagu kellele sa pead tõestama midagi, vaata. Et see võib ju sinu suhe olla, lähedki kroonikale, sa ei pea ühele küsimusele vastama. Tegelikult ju, et nagu, aga võib-olla see oligi nagu taotluslik jällegi, onju, et tahadki, et temaga mingeid projekte teha või ma ei tea, mida iganes, onju. Et siis pole küsimus, et kes see on või midagi. Sest ta näiteks Steveni puhul, onju. Ma just tahtsin sinna jõuda. Sorry, aga ma arvan, nagu ei ole uudis, kes ta see tüdruksõber on, onju. Ja minu jaoks ei ole see kunagi olnud nagu mingi saladus. Ma arvan, nende jaoks oli see hull varjamine nagu. Ma arvan, jah, täna on nagu kõik aru saanud ja võt jah, see ongi nagu see poole, et ma pigem eelistan seda varianti, et te teete mingi sellise avaliku reveali, onju. Versus see, et käib mingi nagu jauramine, kui tegelikult kõigile on selge. Sest vaata, nüüd oli ka see, ma ei tea, kas sa vaatasid, no sa ei vaadanud kindlasti, aga see, kus tehti Stevenile pränki, Gossip tegi mingi Pallimereda magamist. Ma tahtsin seda vaadata, aga ma vaatasin seda Batuudi oma, kus nad käisid. Ma seda vaatasin ja seal ma juba sain nagu low-key aru vaata. Aga oota nii, mis see Pallimere aga noh, võt see Pallimere, see oli täpselt see, et Gossip kuidagi nagu ütles umbes, et no ma ei mäleta ju seda täpselt sõnastust, aga see oli midagi sellist, et me saime sinna Steveni juurde, kuna tal on siin mingi toakaaslane või midagi sellist, mis on nagu ka see... Toakaaslane? No nagu jah, ilmselgelt nad elavad koos. Et nagu nii veider nagu mingi nagu... Minu jaoks on ka siuke sussu-mussu nagu veits keeruline, et nagu öelge siis ära, vaata. Ja ma tean, et ma just enne ütlesin, et ei pea ütlema, aga selline asi ajab mind nagu närvi, et ta nagu elate selle pealt, et inimesed kohe kommenteerivad ja küsivad. Natuke mulle tundub. Kuigi mulle endale tundub, selle puhul on nagu pigem see nagu, ma ei tea, kas mingi hirmu taga kinni või nagu... Samas nad nagu ei varja seda, vaata. Nad ei varja, nad on nagu koos igal pool videotes ka, et noh, selles mõttes ongi see nagu teebki veidraks veits. Jah, natuke nagu kummaline. Et kas, ma ei tea, okei. Et jah, sellest ma ei ole kunagi aru saanud. Mul on ka endal nagu see paralleel tuua, et mul on olnud nagu mingeid kutte minevikus, kes on olnud vaata siuksed nagu salatsevad, et me justkui käime koos kuskil, aga me ei ütle, et me oleme suhtes. Ja see on nagu asi, mis mind nii närvi on ajanud enda. Ma kujutan ette mind ajaks ka. Mul oli ka tegelikult ühe kutiga niimoodi. No võt, et tekib... See on alati nagu see secret. Ja tekibki nagu see küsimus, et miks vaata, miks me ei või nagu välja öelda, onju. Aga no tead, see on alati siuke. Mul on siuke tõend, see on selle poisi probleem alati. Võib-olla vist. Meis ei ole asi nagu, mitte kunagi. Meis ei ole kunagi asi. Aga selles mõttes ma nagu loodan, et nad ikkagi teevad selle reveali ka ära varsti kuidagi nagu. Kas oli tunda, et nüüd on nagu veidal juba või? No nüüd on juba jah ongi, et nad veits magasid maha selle õige hetke nagu ka. Ma ei tea, me nüüd juba teame nagu. Või noh, nüüd ongi vaat see, et nüüd see enam nagu ei hakka mingit reveali tegema. Samas, kas nad ei olnud mingil punasel vaibal kahekesi juba see? Jaa, minu arust olid küll. Okei, võib-olla see oligi reveal siis. Ma ei tea. Ei, aga samas siis ei öeldaks mingi toakaaslane enda kohta praegu. Ei tea jah, mingi kahtlane. Et... Tead, on nagu on? On nagu on jah. Et ühesõnaga siukene veider ja noh, naljaks on minu jaoks ikkagi tegelikult ka see, et kui vaata big deal tehakse ühiskonnas üldse sellest, et kellelgi on mingi kaaslane ja siis see on mingi top tier uudis. No aga neid loetakse ka väga palju. No loetakse see ongi see probleem. Et sealt see tuleb. Nii ja nüüd tänane viimane pomm. Jah, viimane pomm on siis vana hea BSA ja Severinas Jakubauskas beebi uudis. Kas ma rääkisin sulle juba natuke aega tagasi, et nii on või? Minu arust meil oli küll mingi arutelu, et me arvame... Ma teadsin seda juba mingi 2 kuud tagasi kindlalt, ma arvan. Või kuu või rohkem natuke. Sellepärast, et nagu, sorry, aga nagu nii jutud, Eesti on nii väike. Jutud liiguvad nii kiiresti. Ja see tema enda nagu see pidev vihjamine storidest, ta on nii viljakas ja mingi siuke teema nagu sorry, aga nagu... Kuidas keegi ei teadnud? No jah, võt on ka minul ka mingi hetk, ma ütlen, mul tekkis hiljem see arusaam vist, sest ma kuidagi nagu ei tahtnud uskuda või nagu lootsin, et ei ole. Mina lootsin ka, et ei ole sellise inimesega. Ja just, aga jah, kuidagi lõpuks mingite laused olid ikkagi väga sellise vaibiga, et ma sain ka aru, et tõenäoliselt ta nüüd nagu on lapse ootel, on ju. Aga noh, seal vaata ka on lapse puhul on see, et ma saan aru, et nagu varjatakse. Ei muidugi, sest et see algusaeg on ju raske, on ju.
ja tegelikult nagu isegi minu jaoks oli üllatav see, et ta tuli niimoodi avalikult välja sellega, et näe ongi, et on laps ja on Severinasega, et selles mõttes. Tead, minu jaoks ei ole üllatav. Ei ole või? See on minu meelest strateegiliselt kõige parem, sest siis sa oled isegi välja öelnud. Seda küll, jah. Et vaata, kuna nagu tegemist on literaali naisepeksjaga, süüdi mõistetud inimesega ja sa saad sellise inimesega lapse, siis nagu jutud nagu kui siin nähakse kõhuga. Ja need jutud juba liiguvad liiga palju. Ma arvan, ta ei oleks sellega veel välja tulnud. Need jutud on nagu liiga suurelt liikumas, siis ma arvan, et ta pidi tegema nagu selle postituse, vaata. Et temal läks see viimane sõna nagu. Saad aru, mul on nii hea meel, et ta saab lapse selles mõttes. Sama. Seda ma tahtsin ka öelda, et mul on sellest on ülihea meel nagu. Aga mul ei ole üldse hea meel nagu esiteks, kellega ta selle lapse saab, see on lihtsalt nii kohutav. Mind ei huvita teiste inimeste elu, aga nagu sul on alati valik. Sorry, aga nagu see on nii lappes lihtsalt nagu, et sa valid ja kujutad ette, et sul nagu, issand, ma ei taha isegi mõelda selle peale, et sulle nagu, ma saaks kunagi tütre ja tema isa on nagu kriminaalkorra või tähendab süüdi mõistetud nagu naise peksja. Et see on su isa nagu. Ja, et see valdkond ka veel on ju, mille eest on nagu karistatud. See on nagu nii, ma ei tea, tal oli nii palju valikuid nagu ja sa võtad sellise. See on jah, kuidagi, ma ei tea, nagu ma iseenesest olen loomult vaata hästi siuke teiste võimaluste usku, on ju. Ei, ma ei ole, kui sa vaatad seda, mis te ise seal laseris tegite sellest Severinasest. See on kahtlane jah. Selles mõttes ma ka nagu ma väga ei usu sellesse, et sealt midagi nagu head tuleb, on ju. Ma ise kardan ka väga, et see üks hetk nagu lõpeb mingi suure draamaga, on ju. Ei, mina arvan ka, et lõpeb. Aga ma nagu samas minus on see mingi protsent, mis nagu tahab loota, et äkki laps muudab asju või? Või jah, et äkki nagu kuidagi see kooslus, et nagu PSA ja Severinas, et äkki nad klapivad nii hästi. Mõtle nüüd selle peale, on ju, ma toon siin korra maa peale uuesti. Ja. Märtsikuus. Nii. Brigitte tegi talle abielu ettepaneku ja ta ütles, et ta ei taha temaga abielluda. Kui mees ütleb sulle ühe korra ei, see on forever ei nagu. Tõsi. Kuidas ta järsku, ja siis vaata, Brigitte lendas sealt palilt koju, tegi story'sid, kuidas mingi ma ei tea, mul ei olegi vaja sellist inimest oma ellu ja mingi täiesti nagu see, et me ei ole enam seotud ja ma jätsin talle kirja, mille ta avalikustas ja mingi, see draama oli nii suur ja nüüd te tulete beebibuum uudisega nagu. Sorry, no ma tõesti hoian oma nagu, ma nagu soovin, et see asi kestaks, on ju, aga ma arvan, et see ei kesta. Ja selles osas ma olen nõus, ma kardan ka, et kui seal juba olid need punased lipud alguses, algusest peale, et siis tõenäoliselt sealt midagi väga head ei tule nagu. Siis vaata, nad panid ju mingi aeg, nüüd mäletan need pildid üles Instagrami koos mingi 4 pilti photoshoot'il ja siis nädalaga hiljem läksid lahku jälle. No võt jah, nagu... et kahtlane ja praegu natuke see kõik annabki sellist vibe'i nagu oleks see, et ala PSA lapse ootele ja siis sellepärast nad läksid umbes tagasi kokku ja kistusid. Ja vot. Et viits annab seda vibe'i nagu. Äkki neil oli mingi kokkulepe, et saame lapse, kui midagi läheb pekki, siis ma kasvatan ta edasi ja teda ja aga vähemalt Brigitte on siukses, no mis ta on 30? Ma ei tea midagi seal ringis, ma võin kohe järgi vaadata. Et nagu võib-olla ta tahab ka juba vaata last on ju. No ja ta on ju rääkinud ülikaua, et ta tahab tegelikult on ju. Et võib-olla ta mõtles ka, et see on aeg ja vahet ei ole kellega on ju, et kasvata niikuinii nagu ta ju ise lõpuks üles, kui midagi juhtub näiteks on ju. Et kunagi ei tea, mida inimesed nagu mõtlevad vaata. Et noh, selles mõttes tead, ma lihtsalt soovin selles mõttes palju edu, et see laps lihtsalt oleks õnnelik. Ja, sama. Ja interneti järgi on jah 30-aastane. Issand tegelikult nii veider mõelda, mõtled on 5 aastat vanem must ainult. Nii väike vahe nagu. On küll jah tegelikult. Päris crazy. On küll jah. Aga ja selles mõttes nagu, eks nõme on rääkida kellegi mingitest nagu terviseseisunditest ja värki. Aga kuna ta tuli ise välja sellega avalikult, siis see nagu ka meie nagu huviala on, et nagu miks me ei või seda arutada on ju. Ja fakt on see, et nagu kui su partner ei ole just kõige puhtam poiss, siis see tuleb ette ja kogu nagu meedia on täis seda. Et nii tore uudis, aga nagu fucking kellega. Et nagu, vaat see on kurb lihtsalt natuke. See on kurb, jah. Ja noh, mille üle ma olen nagu rõõmus või mis minu arust on huvitav on see, kui me nüüd mõtleme selle peale, et meil saab olema ühiskonnas nii-öelda PSA lapsed. Ma ei kujuta seda. Jah, hästi nagu harjumatu tundub ja samas nii nagu põnev, et millega ta siis hakkab tegelema ja kui sarnane ta on tüpaažilt ja nii edasi. Üldse jah, et milline näiteks ta Instagrami content on, praegu ta on hull mingi terviselainel on ju. Et mis see siis nagu tähendab, et kas ta nüüd on baby content või? Jah, ma ei kujuta ette teda mingit baby contenti. Ma ei kujuta ka ette. Ta ei tundu üldse siuke ninnu-nännu, vaata. Et nagu väga põnev saab olema nagu see kõik. Oh, no selge. Kuulge, selge. Paneme siis pillid kotti. Tegelikult sai palju asju läbi arutatud.
ja kõik need asjad on siiski endiselt meie arvamus, nii et ei ole mingid faktilised kommentaarid sinna nagu mitte ühegi asja kohta. Ja võimalik, et me eksisime ka mõne faktiga, võib juhtuda. Et me lihtsalt võtame selle põhjal, mis me oleme ise näinud, lugenud ja lihtsalt mõtleme, et arutame teiega, et võite ka öelda, kuidas teie arvate ja pakkuda endiselt meile kohti, kus võib salvestada. Et suvi on pikk ja lai ja suve episood tuleb. Ja muideks see loos on küll juba läbi, aga aitäh, et oli nii palju osalejaid. Ja väga täiesti haige, nagu mingi üle 600 osaleja või? Mida asja? Ja me isegi seekord nagu väga palju ei jaganud ega midagi, vaid see lihtsalt läks nagu kohe alguses niimoodi mina ikka story'sse panin, vaata. Aga nagu see need ei ole alati nagu, ma vaatasin hästi palju võõraid inimesi, nagu, keda ma isegi ei tea, vaata. Ja ülipaljud mingi repostisid ja panid story'desse. Et nii äge reaalselt aitäh teile ja tänu sellele kindlasti me saame tulevikus rohkem mingeid ägedaid loose teha. Nii et suur aitäh, et te vaatate, kuulate ja osalete. Followge meid Instagramis, TikTokis, YouTube'is. ja kuule igaks juhuks siia lõppu, aga ma ei tea, kas tõenäoliselt meil nüüd äkki tuleb pikem paus vahele, kui sa lähed siin reisile ja sünnipäevalainele. Meil tuleb jah natuke mingi väike paus lihtsalt, sest et täpselt nüüd, kui see episood üles läheb, siis seesama nädala lõpp on mul sünnipäev, siis ma olen reisil, aga kui ma tulen tagasi, siis ilmselt mingi nädal jääb vahele. Jah, et lihtsalt teate, et nagu sellest järgmine nädal siis võib-olla ei tasu oodata episoodi. Ja, et siis ma lihtsalt natuke puhkan. Ma olen reisule Ungarisse. Ja võtan aja maha ja siis tuleb tagasi, siis teeme ägedamalt edasi veel nii, et siis on nagu äge juba. Ja, muidugi. Ja, et ainult nagu jah, ei üle nädala ma ei usu. Et ma tulen juba tagasi ja siis on nädal aega, et salvestada. Mul isegi äkki langeb enda puhkus ka enam-vähem samal ajal. Väga hea ju, super. Saame ka korra juhtme seinast välja tõmmata. Saame juhtme seinast välja tõmmata, täpselt väga tore. Kuulge, selge. Aitäh teile ja ilusat suve algust. Ja, minu poolt ka. Tšau! Tšau!